Mis suhtumine peab sul olema, kui sa soovid USA turule minna? Mis on eestlastena meie tugevused USA turul? Kuidas luua seal ja hoida häid suhteid? Kuidas leida hea tasakaal tootearenduse ja müügi vahel? Ning mis on võti, et Cleveron sellist ägedat innovatsiooni teeb ja pole jäänud loorberitele puhkama? Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja turunduslabor. Ekspordime osa number 26 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTube'is ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube'i kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes elab 2019. aastast USAs Tallase piirkonnas ja need, kes mäletavad 80ndate samanimelist seriaali, siis sarjast tuntud maja on endiselt püsti ja talle küllalt lähedal. Varasemalt on ta elanud ja töötanud Eestis ja Austrias. Enamuse ajast on ta tegutsenud telekomi sektoris. Lisaks juhtis ta Eesti Elektri kauglugemise üleviimise projekti. Tema tiimid külastasid enamust Eesti majapidamisi ja puutusid kokku pea kõigi elanikega. Tänaseks on temast saanud Cleveroni COO. Cleveroni tehnoloogia vahendusel antakse kätte üle 1 miljoni paki kuus. Kui iga klient hoiaks kokku 1 minuti, siis kokku on see 2 aastat ajavõitu. Aastas 525 000 minutit. Aga tegelikult võidetakse järjekorras seismise vältimisega kokku rohkem kui ainult 1 minut per inimene. Cleveroni klientide hulgast võib leida sellised gigandid nagu Walmart, ASTA ja Zara. Ja eestlastena võime olla ikka ülitänulikud, et me postkontoris tänu nende pakiautomaatidele enam pakkidel järgi käima ei pea. Viljandis sõidavad juba 2 aastat ringi isesõitvad autod. Nende abil automatiseeritakse kaupade kohale toimetamist inimesteni ja seda tehnoloogiat oodatakse kõikjal pikisilmi. On ikka üks vägev ettevõte või mis? Tänase külalisega ühendab meid huvi tennise vastu ning kui ta elas Eestis, siis lisaks mängimisele korraldas ta ka aktiivselt turniire. Äkki olen isegi tema korraldatud turniiril oma 4. liigat toksinud. Siinkohal tänan ka Indrek Põldveed, Eesti Mr. LinkedIni, kes mind tänase külalisega kokku viis. Ja viimaseks põnevaks faktiks on see, et aastaid tagasi oli ta televisioonis ka jäähoki kommentaator. Meelis Anton, tere tulemast podcasti Ekspordime. Tervist ja suur tänu, et mind kutsusid siia. Et see sissejuhatus oli niisugune väga hea läbilõige kõigist nendest asjadest, nii et ma arvan, et meil täna õnnestub nendel teemadel veel palju põhjalikumalt rääkida. Absoluutselt. Tahad sa siia nimekirja juurde midagi täpsustada, lisada, parandada? Läks mul kusagil midagi valesti? Ei, kõik need nimekirja punktid, mis ma sulle ette saatsin, need on siin kenasti kirjas ja ma arvan, et kõige põhilisem on see, et kui me täna jõuame nende punktide abil ka selle oa või tuumikuni, et missugused on need praktilised kogemused, mis mul nende pea 2,5 aasta jooksul siit Ameerikast on tekkinud, ja keegi sellest endale midagi kasulikku saab, siis meie mõlema tänane vestlus on oma eesmärgi täitnud. Absoluutselt. Ja suur aitäh, et sa selle aja võtsid. Et enne kui me lähme ekspordi teemades, muurin, et milline oli sinu kõige põnevam mäng jäähokis, mida sa kommenteerisid ja millist tüüpi kommentaator sa olid? Kas selline tüüpiline rahulik eestlane või sa karjusid ka ikka teles? Kõige paremat mängu ma otseselt ei mäleta, et ma olin Viasat Sport Balticus Vene KHL-i liiga kommentaator ja ma olin selles eksperdi rollis, et see esikarjuja oli minu kaaslaseks ja siis me seal koos neid mänge kommenteerisime. Et jäähoki vastu on mul huvi olnud üle eelmisest sajandist saadik. Ja et see oli niisugune väga põnev võimalus igapäevaselt selle teemaga kokku puutuda, mis huvi pakub. Anna palun väike ülevaade Cleveroni tegevusest ja sinu rollis seal täpsemalt. Jah, Cleveronis olen ma tööl olnud üle aasta ja kui täpne olla, et siis ma olen Cleveroni USA tütarettevõtte COO ehk siis tegelen siin meil
klientide, partnerite ja kõige vajalikuga, mis puudutab Eesti emaettevõtte ja USA ettevõtmise vahelisi suhtlust, kõigide asjade käimapanekut ja töös hoidmist. Kui rääkida Cleveronist veidikene pikemalt, siis iga eestlane, ma arvan, et on kuulnud seda nime ja me oleme tegutsenud circa 15 aastat. See alguse story on huvitav, kui firma asutajad varasemalt enne Cleveroni asutamist siis olid põhiliselt mööbli ja online mööbliäris ja see oli veel aeg, kus online pood ei olnud selline igapäevane asi, vaid oli niisugune uus ja huvitav. Siis sealt hakkaski see äri arenema, et inimesed, kes tellisid endale mööblit või muid selles veebipoes müüdavaid esemeid, tahtsid neid saada hästi mugavalt endale koju kätte. Ja sealt areneski ettevõttel see mõte, et tuleb endal see logistika ise ja hästi ära teha. Ja see oligi selline Cleveroni algus ja kuna see kättetoimetamine toimis nii hästi, et ka turul teised ettevõtted hakkasid küsima, et me tahaks ka sellist head teenust saada ja see kogus järjest kasvas, et siis tekkiski esimene vajadus juba automatiseerimise järgi, kust arenesid edasi pakiautomaadid ja sellest ajast peale on firma tegelenud just fookusega R&D-ga, ehk siis panna neid tehnilisi lahendusi kokku, panna riistvara, tarkvara ja kogu vajalikud teenused, et inimesed saaks eelpool nimetatud ajavõitu tegelikult ka kätte. Et kui väga lühidalt võtta, et mis on meie story, siis mina tõlgendan seda meie klientide jaoks siin Ameerikas ja enda jaoks, et me oleme aja kokkuhoiu ettevõte. Seepärast, et mis on kõige väärtuslikum vara, mida raha eest tegelikult ei saa, on aeg. Ja kui me suudame seda kokku hoida, siis see on väga hea väärtuspakkumine. Jaa, kindlasti. Et hakkamegi rääkima sellest USA turule minekust, et milles see üldse algab ja mida peaks arvesse võtma ja kas USA on nagu üks suur tükk turgu või on siis iga osariik seal erinev? See on väga hea küsimus ja siia ka hea näide juurde, et kui ma alguses tulin Ameerikasse, siis ka mitmed endised kolleegid küsisid, et kuule, et räägi, kuidas elu Ameerikas on. Siis ma paari nädalaga jõudsin selle ära tundmiseni, et seda on nagu väga keeruline vastata ja ma ei oska vastata. Tagasi peegeldades on see samamoodi, et kuidas elu Euroopas on. It depends. See sõltub väga palju, et kus sa oled ja milline see riik on, kus sa elad. Täpselt samamoodi ka siin. Et Ameerikas on need osariigid ja piirkonnad siis on nagu päris erinevad ja sellest on ka kaugelt vaadates keeruline aru saada. Et kui sa siin kohapeal oled mõnda aega ja nende inimestega ja selle elulaadiga kokku puutud, et siis sa hakkad sellest rohkem aru saama. Ja ma arvan, et saame siit järgmiste punktide juures sellele veel rohkem tagasi tulla. Aga kui võtta seda, et kuidas Ameerikas äri hakata tegema, siis see sõltub hästi palju firma eesmärgist, ambitsioonist ja sellest, et millised variandid ja võimalused näiteks Eesti ettevõttel nii rahaliselt kui ka inimpoole pealt on. Et loomulikult on võimalik hakata suure rahakotiga siin mõni kohalik firma ära osta ja teha sellisel moel seda laienemist Ameerikasse. Või nagu meie oleme seda teinud, me oleme liikunud koos partnerettevõtetega, kes siis teevad meie jaoks vajalikke tegevusi, olgu see siis müügitegevus, kohalik toetus, klientide otsimine, suhete hoidmine. Et neid mudeleid on erinevaid ja meie oleme lähtunud sellest partnermudelist. Kolmas variant on loomulikult hakata ise nullist kõike tegema, aga see kindlasti on neid ettevõtteid, kellel see õnnestub ja see sõltub jällegi väga palju sellest sektorist. Et kui palju seda inimlikku suhtlust ettevõtte ärimudelil ja pakutavatel toodetel või teenustel on vaja.
kuidas neid häid partnereid teie näitel leida, kelle abil siis laieneda ja tegutseda? See on samamoodi niisugune hea, hea väljakutse tegelikult igale alustavale ettevõttele. Samamoodi tuleb proovida leida nii-öelda seda profiili, kes, kes sinu jaoks on sobiv. Näiteks meie, kes me tegeleme tarkvara ja riistvara sellise tervikpaketi lahendusega, siis meie otsisime algselt selliseid ettevõtteid, kes on selles sektoris tegevad, kellel on juba olemasolev kliendibaas meie potentsiaalsete klientide jaoks ja kes on valmis neid vajalikke teenuseid meie eest siin koha peal osutama. Nii et sealt see match nagu tekib. Kuidas selle nimekirjani jõuda, see on niisugune kõvasti otsimist, kaevamist ja samamoodi ka inimestega otse suhtlemist. Seepärast, et enne kui sa alustad tõelisi pikaajalist koostööd, et siis see inimestega ühise keele leidmine on ülimalt oluline. Ja loodetavasti see situatsioon uues maailmas, kus meil neid COVID-i piiranguid nii palju enam ei ole, et saab jälle normaalsemalt toimuma, et viimased 2 aastat see inimliku kontakti pool on päris keeruline olnud. Kui hästi usakas sellise Eesti mehe nagu sina vastu võtab? On ta selline tõrjuv, kaitses või on see, et jumal, teil on hea toode ja me oleme avatud ja räägime ja teeme? Siin ma saan nüüd tulla selle kultuuri ja erinevate piirkondade juurde tagasi. Et Texase piirkond ja kogu see üldistades natukene lõuna Texasest kuni Floridani loeme siis selliseks lõunapiirkonnaks, et siin on selline vastuvõtlikkus eestlasele väga üllatavalt hea. See oli üks esimesi suuremaid üllatusi, kui me tulime, et kui külalislahked siin inimesed on. Et me oleme ikkagi harjunud sellega, et keegi silmsidet väga ei loo ja igaüks ajab oma asju, et siis esimese paari nädala jooksul seda oli päris mitmel korral, et inimesed siiralt tahtsid aidata ja küsisid, et mis mured sul on vaja lahendada. Need olid sellised elementaarsed uuele maale kolides elamise asjad ja see oli väga üllatav, kui palju keegi tahtis sind siiralt aidata. Et võib-olla hea näide oli, et olime mingisuguses jaekaupluses vist ja siis ka hakati küsima, et kuule, et kas sul see asi on olemas ja et te olete värskelt siin. Ja siis lõppes sellega, et mul oli olemas kontaktnumber, kus ta soovitas, et mine selle inimesega seda teenust saad sealt väga hea tingimustega ja ma annan sulle siit soovituse kaasa. Et selliseid asju lihtsalt puht inimlikul tasemel on siin hästi palju ja see on ka pärastpoole ärilises vaates tegelikult täpselt sarnaselt toiminud. Et kui sa küsid, siis sind aidatakse ja kui sa suudad endast, ütleme nii, et suudad endast hea mulje jätta ja inimestega hästi suhelda, siis sinuga suheldakse sama hästi ka vastu. Ja kui sa peaks neid teisi piirkondi kirjeldama, oldi seal sama külalislahked või kogesid sa seal suheldes midagi teisiti? Siin ma pean nüüd tunnistama seda, et kui ma igale poole praegu USA's ametialaselt pole jõudnud ja seda just nende piirangute tõttu, mida ma enne mainisin, et need reisimisele siin piiranguid ei ole, aga ettevõtted lihtsalt ei ole olnud väga valmis üks ühele kontorisse kutsuma endale külla, et ettevõtete kontorid on kinni olnud. Aga ma arvan, et ühise keele kõigiga, kellega on siin tulnud suhelda, leiab lihtsalt need natukene käitumismustrid on erinevad, et kui ka võib-olla sellise natukene klišeena on see ameeriklaste small talk, et how do you do ja kõik muu sinna juurde.
siis tegelikult see on osa sellisest suhtlemise normaalsusest. Seda oodatakse, see nii-öelda eeldatakse ja siin Texase piirkonnas selline soojendusvestlus, et enne kui sa asja juurde lähed, sa räägid nii-öelda mõlemad pooled saavad ennast soojaks rääkida ja siis saab edasi minna. Et kui sa selle sammu jätad vahele, siis seda võetakse sellise mitte hea toonina. Kaua siuke soojendusvestlus kestab tavaliselt? See sõltub ma ütleks inimesest ja sellest suhtest, mis on sul temaga loodud, et kui tihedam või kui põhjalikum suhe sul temaga on, et siis ma ütleks, et see kestab rohkem, seepärast, et siis sul on rohkem ühiseid punkte, millest rääkida ja varasemalt mitte kohtumise ajal toimunust ülevaate andmine ja samamoodi ülevaate saamine. See on selline põnev kogemus ja see on nakkav, ütleme selliselt, et see selline käitumisviis, alguses tundub see ebaloomulik, vähemalt mulle tundus, aga nüüd on see saanud loomulikuks osaks ja mõned kolleegid Euroopa poole pealt on ka alguses vaatavad, et ma teen kasutan seda taktikat natukene liiga palju, aga see on juba saanud loomulikuks osaks. Järelikult oled väga hästi sisse elanud. Sa mainisid, et hästi oluline luua seda head muljet. Kuidas sa seda ise lõid või millele sa rõhku panid või tähelepanu pöörasid? Ma arvan, et üks oluline punkt siin on see, et autentsus. Et ole see, kes sa oled ja sellist fake näo tegemist. Vähemalt ma ei pea seda endale loomupäraseks ja need inimesed tegelikult näevad väga hästi läbi, et kes ja missugune sa oled. Et ma arvan, et see vahetus on hästi oluline punkt. Ja teine on see, et iseennast teada, kuidas sa mingisuguses situatsioonis suhtled. Et jää iseendaks ja liigu selle pealt edasi, et see on alus, mille peale edukalt ehitada. Et kui me korra siit kultuurist räägime, siis kas sa mäletad, mille osas sul oli usakatega kõige raskem kohaneda või mis sulle kõige ebaloomulikum tundus ja mida sa pidid enda puhul kõige rohkem harjutama? Ma arvan, et see sama alguse suhtlemine, et nii avatult ja vahetult suhelda. Et kui sa tuled sellisest keskkonnast, kus ongi pigem niisugune vaoshoitud ja tagasihoitud, et siis see, et kui mõningal juhul ka üllatavalt ülevoolevalt inimesed käitusid, et see oli niisugune natukene alguses, Mis toimub? Mis toimub, jah. Aga kui sa sellega ära harjud, siis ma arvan, et see oli selline õppimiskoht. Ja teine on see, et elementaarne viisakus on see, mida väga palju eeldatakse ja sellest ka selline uus arengujärk viisakusest on ma arvan, et see, mis minu jaoks oli ka niisugune väga hea kordamis- ja meeldetuletustund, et mis on nii-öelda ABC ja seda natukene vinti veel peale keerata ja siis läheb hästi. Aga mis see tähendab lisaks aitäh ja palun ja nägemist ja tere ütlemisele? See on ka, et kuidas sa näiteks vestluses näiteks ka seda tänamast või mingisugune thank you sir või et see on nagu see, mis niisugune mõtleks jah, eesti keeles paremat sõna mul kohe ei tule kui viisakus, aga see, et sa oled nii-öelda tänulik nende asjade eest, mis teine osapool sulle annab. Ja samamoodi nemad on vastu tänulikud selle eest, et ma arvan, et see on niisugune in a nutshell, aga seda tuleb ise kogeda. Seda tuleb ise natukene kogeda. Mis on meie tugevused eestlastena, kui neid on üldse, et mille peale suhteid ehitades mängida? Et sa ütlesid autentsust, ma arvan, eestlased justkui võiks selles head olla.
ma arvan, et selline vahetus ja ausus ka, et mõningate inimeste puhul on tulnud seda öelda, et eestlased on sellised suhteliselt otsekohesed, andke meile andeks, kui me mõningate asjadega oleme otsekohesed, et me selliseid suuri ümbernurga jutte ei räägi, ja kui sul selliselt on teada, et mõlemal poolel on teada, et millised on ootused teisele poolele, ma arvan, et see on aluse loomine, et mõlemad teavad, mitte ei eelda, ja samamoodi küsida ka kohalikelt partnerite käest, et millised on ootused sinule, et siis sa tead täpselt, mismoodi nendega suhelda. Oluline punkt veel on ajaline täpsus, et me oleme ikkagi harjunud sellega, et kui öeldakse, et mingisugune kellaaeg või mingisugune kuupäev, et siis nii-öelda lähtud sellest või kui on mingisugused asjad tulevad vahele, siis sa annad teada, et see on ka niisugune kultuuriline erinevus, et kui siin on selline väga suur kokkusulamispunkt väga erinevatest kultuuridest, siis maailmas kõik kultuurid ei vaata aega sama lineaarselt nagu meie, vaid see on niisugune paindlik nähtus teatud kultuurides, nii et ma arvan, et see on niisugune suur plusspunkt, mis siin inimestele tegelikult on meeltmööda. Kas sa mäletad situatsioone, mille kohta sa omas peas mõtlesid, et nii käivad hoopis teil asjad ja oli mingis mõttes kultuurishokk, et sa mainisid, et inimesed olid väga abivalmis ja osad väga avatud ja võib-olla isegi meile harjumuspäraselt selline nagu peale tükkivalt. Kas oli mingid situatsioone veel? Ma pigem ütlekski, et need olidki niisugused positiivsed kogemused, kus oli selline kultuuri šokk, või kuidas nimetada, et Eesti ajakirjanduses käis ka läbi eelmise aasta veebruaris, kui oli siin piirkonnas kõva talv, oli kõvasti lund ja oli inimestel probleeme elektri, toasooja ja kõige muuga. Siis me abikaasaga läksime toidupoodi, jalutasime läbi lume, et natukene talve nautida ja meenutada, et mis see lumi jälle on. Ja siis oligi seal tee peal olid mitmed inimesed, kes peatasid auto ja küsisid, et kas meiega on kõik okei, kas me jõuame oma asukohta turvaliselt kohale ja et see oli niisugune südantsoojendav, et me muidugi neile ei ütlenud, et me tegelikult naudime seda ilma siin. Kas võib-olla hullumaja saadetud midagi? Just. Et ma arvan, et see oli selline positiivne kultuurishokk, et ma ei kujutaks hästi ette, et kui Tallinna linnast tänava peal kõndides, et keegi jätab auto seisma ja küsib, et kas sinuga on kõik okei. Ma ei tea, jah, peaks üleni, ma ei tea, mis seisus olema, et keegi seda päriselt nagu teeks või hooliks. Aga midagi negatiivset, mis oli harjumuspäraselt kehv? Mul ei ole kohe niisugust, kindlasti võib-olla on, aga midagi välja tuua eriliselt hetkel ei ole. USA tundub hea riik olevat. Mis peaks enda ettevõttes enne paigas olema, kui lennukisse hüpata ja siis Ameerikat avastama minna? Seal peab see plaan olema paigas, et mida sa ikkagi tahad teha, et ainult puhtalt selle lennuki peale hüppamisest on nagu väga vähe kasu, et sul peab olema plaan, mida sa tahad teha, samamoodi see juriidiline struktuur paigas, et kas sa tahad siin koha peal mingi ettevõtte asutada, kas sa tahad kasutada mingisuguseid vahendajaid, kas sa tahad ainult otsesuhtlust teha, et sa pead need mõtted enda jaoks paika panema ja samamoodi mõtlema läbi ka legaalse poole, et mismoodi sa enda kogu tegevust siinmail kaitsma hakkad, pärast et see on väga oluline punkt, et enne kui sa alustad äri, et sul on endal tugev nii juriidiline kui finantsplaan läbi mõeldud ja need seljatagune kindlustatud, seepärast et vastasel juhul võivad asjad kiiresti negatiivselt minna, et olgu alates sellest, et kui sa tuled täiesti kaitsmata toodete intellektuaalomandiga ja siia turule tegutsema
või on see, et juriidiliselt näiteks on mingisugused piirangud, mida sa pole näiteks mõelnud toodete siia USA-sse toomisele, et noh, need on niisugused väiksed nüansid, aga noh, ühelt poolt väiksed nüansid, aga tegelikult eluliselt vajalikud, et seda äri siin edukalt ajada. Kus kohast sellist abi saada või kus kohast hakata üldse otsima, on mingid teenusepakkujad, on mingid leheküljed, on see, et kirjutan Eesti Patendiametisse ja küsin, et kuidas USA-s kasuliku mudelit kaitsmine käib või kuidas see käib päris maailmas? Patentide osas ma ausalt öeldes jään vastuse võlgu, et ma see otseselt minu spetsialiteetide alla ei kuulu, et meil on endal oma osakond Cleveronis, kes sellega globaalselt tegelevad. Mis puudutab muid ettevõtlusalaseid tugesid, siis kindlasti tasub võtta ühendust Eestis, otsida üles näiteks Eesti ja Ameerika Chamber of Commerce, kes selliste teemadega otseselt tegeleb ja kindlasti on valmis asjaosalistele infot andma. Samamoodi Välisministeerium ja konsulaarosakonnad, kes siin erinevates linnades nii aukonsulite kui ka New Yorki konsulaadi poole pealt on väga meelsasti abistamas ja neid esmaseid kontakte andmas, et leida need õiged ettevõtted ja partnerid, kes saavad siis nii õigusalaselt kui ka raamatupidamisalaselt ettevõtteid aidata. Sa mainisid ka, et plaan peaks ikkagi paigas olema enne, kui need lennukipiletid osta, et kui detailne plaan Cleveronil oli ja teil? Selle plaani juurde ütleks seda, et üks on nii-öelda, kui sa alustad nullist, räägime võib-olla selle läbi, et üks on nii-öelda see algne plaan ja nullist liikuma hakkamine, siis oluline on selle plaani valideerimine. Ja selle valideerimise jaoks võib neid visiite nendesse kas siis potentsiaalsetesse klientide juurde või ka siin kohalike kontaktide juurde, seda võib loomulikult teha, aga jällegi, et kui sa lähed enda suurepärase ideega ilma selle taustal kaitse tegemata, et siis sa võid välja rääkida enda mõtted, mida sa tegelikult enne ei tahaks või ei tahtnuks teha. Mis puudutab Cleveroni tegevusi, siis me oleme siin aktiivselt tegutsenud 2016 aastast ja need läbirääkimised ja vestlused algasid juba varem. Et siis sealt olidki konkreetsed projektid, mis alguses käima läksid, tulenesidki sellest kliendi probleemi tuvastamisest, selle lahenduse pakkumisest, siis partneri leidmisest ja selle tervikpaketi kokkupanekust, mida siis kliendi jaoks juurutama hakati. Et nüüd ikkagi kõik baasasjad said läbi tehtud ja samamoodi see raamistik loodud, et kogu seda projekte ja tooteid siia kliendi jaoks püsti panna. Kuidas te Cleveronis seda USA kohta turu-uuringut tegite ja üldse, et kuhu piirkonda siis minna ja kust otsast tegutsema hakata? Kogu see protsess käib? Algse turule tuleku puhul oli see, et meil õnnestus saada selline suurem projekt ühe kliendiga töösse ja seal tegelikult see projekt oli nii mastaapne, et see oli erinevates üle USA laiali toimus selle projekti juurutamine. Nüüd, kui võtame tänasel päeval kogu järjest laienevat tooteportfelli ja innovatsioonilahendusi, mida me enda juures arendame, siis selle puhul ongi kõige paremaks esmaseks allikaks on klientidega rääkimine ja nende käest selle tagasiside saamine, et millised nende reaalsed turuvajadused on. See on kõige parem infoallikas. Ja siis sellele järgnevad teisesed allikad, olgu need siis turu-uuringud, mida on võimalik, juba valmis uuringud, mida on võimalik kätte saada, või siis ka
teha mingisuguseid uuringuid ise organiseerida. Ja siin on võib-olla heaks näiteks koostöö kohalike ülikoolidega, mida me oleme mitme aasta jooksul teinud, et need ülikoolid on valmis selliseid ettevõtlusprojekte endale võtma ja eriti kui on selline huvitavast kohast nagu Eestist ja nende jaoks huvitava lahendusega, mida me tahame siis mingisuguseid kokkulepitud punkte valideerida või uurida, et see on niisugune ka hea võimalus ja koht, kus ülikool saab teha enda tudengitele sellise praktilisi elulisi case'e ja teiselt poolt meie saame neid tulemusi omalt poolt kasutada. Sa mainisid, et tuleks pidada klientidega vestlusi, et saada head sisendit. Kuidas sellist päriselt head vestlust pidada? On sul mingid küsimused, mida kasutada? On sul mingi struktuur? On sul mingi kindel koht ja keskkond, kus kokku saadakse? Et kuidas saab head informatsiooni kliendilt? Jah. Niisugune struktuur, mida mina olen kasutanud nii enne USA-d kui ka paaril korral siin, on see, et sellise ütleme siis strateegiapäeva nimetuse all, et nii-öelda räägime enda story't, enda plaane, mis toimumas on, siis nii-öelda klient räägib endapoolse vaated, lähenemisviisid ja punktid, millest tema enda äri planeerides lähtub ja siis toimub sealt sümbioos ja vaatamine, et mismoodi meie vaade turule, mismoodi nende vaade turule on ja mismoodi seal seda match'i leida. Et seal hästi oluline on selle inimlik touch seal juures, pärast et sa võid struktuuri hästi paika panna, aga teinekord, kui näiteks teise poole partner ei tule väga hästi ettevalmistatuna, siis tuleb ka improviseerida, et kuidas ikkagi see tulemus sellest kohtumisest kätte saada. Ja praegusel hetkel viimase aja jooksul elektrooniliselt ütleme nii, et seda on väga keeruline läbi viia, seepärast et seda sama touch'i tekib seal ikkagi väga palju vähem võrreldes sellega, et kui sul on inimesega võimalik ühes toas olla ja neid asju arutada. Nii et ma olen siin lootusrikas, et me saame peatselt jälle inimestega võimalikult palju füüsiliselt kokku ja saab selle kaudu seda viimast, kõige värskemat infot nende käest sisendina ja samamoodi pakkuda ka meiepoolset sisendit, et mis meil teoksel on. Kui sa neid virtuaalselt teinud oled, siis mis sa oled teinud, et see vähegi võimalikult sarnane oleks sellega, mis siis füüsiliselt toimub? On mingid selliseid nõuandeid anda? Ma arvan, et selle virtuaalse poole pealt, mis on olnud oluline, on seal selle agenda ettesaatmine ja seda struktuuri hoidmine. Pärast, et virtuaalselt see sessioon on oluliselt lühem, pärast, et keegi ei jaksa pikka aega siin ekraani taga istuda ja see tähelepanuvõime kaob oluliselt rutem, kui sa oled teisega vastakuti. Nii et seal on see struktuur on veel olulisem ja nagu me teame, et ühetunnilist planeerimist peab palju pikemalt ette valmistama, kui sul on 2 päeva aega, et siis seal on seda 2-päevasel sessioonil on paindlikkust palju rohkem versus see, et sul on ainult üks tund, mille jooksul seda läbi teha. Nii et seal see agenda kokkuleppimine on hästi oluline ja teine on see, et algselt need eesmärgid seal kokku leppida, et mida sa tahad ikkagi sellest saavutada. Pärast, et kui sul seda ei ole, et siis see võib muutuda järjekordseks räägime mingisuguseid asju siin, aga et seda konkreetset katsutavat resultaati ei pruugi sealt tekkida. Et kui need mõlemal pool on kokku lepitud enne, mida me tahame sellest saavutada ja see struktuur on hästi paigas ja siis on hea arvepidamine ka, et kus me seal teemadega oleme, et siis on võimalik sealt seda infot
mõlemale poolele kätte saada. Mis see sinu selline eesmärk alati nendele kohtumistele on olnud just, et sulle sellest võimalikult palju ka kasu oleks? Minu jaoks on kõige olulisem saada teada, et mismoodi inimene mõtleb. Et kuhu suunas ta mõtleb või millised on need märksõnad, millele ta keskendub. Pärast, et selle pealt on samamoodi võimalik nii jätkuvestlusi teha, kui ka ikkagi saada aru, et millised näiteks otsused kas on tulemas või milliseid samme nad planeerivad. Kui sa sellest inimese mõttemaailmast aru ei saa või ta ei ütle, et mis tal taustal kuklas näiteks mingisuguseks põletavaks probleemiks on, siis on seda küllaltki keeruline sealt neid õigeid järgmisi samme astuda. Kas sa olete kasutanud neid strateegiapäevasid siis ainult kliendi tagasiside saamiseks või on need osa tegelikult ka siis müügiprotsessis, sest kui sa tead justkui, mis on kliendi valupunkt ja kuhu ta liigub, siis saab ju lahendusi pakkuda ka või? Ma neid ei ole kasutanud müügi jaoks, seepärast, et see on ikkagi seal see otsest toodet, vähemalt mina ei pitchi, et mis tegelikult on oluline, inimesed teevad omavahel äri. Et ettevõtted võivad olla nii suured kui väiksed, aga lõppkokkuvõttes on inimesed need, kes omavahel äri teevad. Ja kui sa saad selle inimliku touchi saad kätte ja teiselt poolt on see, et nemad saavad aru, millega sinu ettevõte tegeleb. Isegi kõige laiemas mõistes, et mis on selle ettevõtte sisemised väärtused ja mille nimel nad töötavad. See ise juba on see, millega enda brändi siis heas mõttes luua ja edasi arendada. Pärast, et ainult mingisuguse konkreetse toote pitchimine, see ei ole see eesmärk ja kui ma hakkan selliselt hoopis teise eesmärgiga kutsutud kohtumist ära kasutama, siis ma õõnestan lihtsalt enda positsiooni. Seepärast, et ma tahan seal luua avatud õhkkonna, kus inimesed saavad rääkida ja see ei ole koht, kus nendele mingisugust asja otseselt müüa. Igati nõus. Kas on olnud mingid hüpoteesid USA turu kohta, mis esinesid valeks või pole mingid asjad teil ka õnnestunud Cleveroniga seal? See on niisugune hea küsimus, et plaane on, vähemalt minul on alati oluliselt rohkem kui see, mis kuskil pressist nagu läbi käib, et ma kõiki asju siin ette ei hakka lugema, aga võib-olla ootuste poole pealt just viimaste aegade jooksul on see olnud, et need ütleks siis suuremates keskustes me ei osanud oodata, et need füüsilised piirangud nii kaua kestavad. Et meil olid ka mitmed kliendiprojektid ja juurdutused planeeritud just kliendi poolt valituna sellistesse kohtadesse, kus varasemalt oli palju inimesi. Aga nüüd, kui tänasel päeval on kontorid on kinni, inimesed suurlinna teatud piirkondades downtownis nii palju ei liigu, et siis on nagu suhteliselt keeruline seal enda neid mastaabiefekte tõestada ja välja näidata. Nii et ma arvan, et see on selline koht, kus sinu kontrolli alt väljas on, nagu kõigi jaoks on nende viimase 2 aasta jooksul väga palju asju olnud enda kontrolli alt väljas, et need on sellised asjad. Sama poole pealt ma toon selle välja ka positiivsena, et kui Euroopas mitmel turul on just vastupidine situatsioon tekkinud, et kus inimestel on väga suured piirangud, aga tehnoloogiat on ettevõtted kasutanud ära leidlikult just selleks, et need vähesedki ärivõimalused on väga hästi ära realiseeritud. Et kui sul on näiteks pood kinni, müüja ei tohi kliendiga kohtuda, aga automatiseeritud lahendusel ei ole mingisuguseid piiranguid. Et see oli nagu väga hea mitmes Euroopa riigis use case,
mis toimis ja andis veel rohkem tuult tiibadesse. Nii et alati on nii-öelda plussid, miinused ja kuidas klient ise suudab ka selle situatsiooni enda jaoks võimalikult heaks pöörata. Kui raske või kerge on olnud Cleveroni visiooni ja pakilahendusi üldse USAsse müüa? Ma ütleks seda, et kõik, kellega me räägime, kõik näevad selle automatiseerimise vajadust. Toon siia lihtsalt mõned näited kõrvale, et kui teatud jaesektoris on inimeste see on turnover rate või nii-öelda vahetus, kui kiiresti inimesed konkreetses positsioonis vahetuvad, kui see ületab 100%, et siis see juba näitab, et selles sektoris on ühelt poolt tõsine probleem töötajate saamisega, nende hoidmisega, pluss samamoodi on see kulumudel, mis on vastaval ettevõttel tekitatud. See sõltuvus inimesest on väga suur. Need põhjused on ajaloolised erinevad, aga nii-öelda seal see argumentatsioon, et sul on võimalik võtta seda inimtööjõu hulka ja otsest nii-öelda suhtlemist, nagu me ütlesime, järjekorras seismist. Et seal on ka nii-öelda transaktsioon, kus üks inimene peab andma teisele üle mingisugust asja, mis on niisugune suhteliselt elementaarne, aeganõudev ja nii-öelda mitte loominguline töö, ütleme nii. Et kui seda õnnestub automatiseerida, siis see on väga suur väärtus ja seda nähakse. Ja mida aeg edasi, seda rohkem see tekib, seepärast, et need inimeste leidmine on järjest keerulisem. Tegemist on küll suure riigiga, aga neid tööjõupositsioone, mis nagu täitmata on, et need numbrid on nagu väga märkimisväärsed ja eriti just jaekaubanduses, kus inimeste voolavus, erinev kaadrivoolavus on suur ja seal meie väärtuspakkumine sobib sellesse maastikusse hästi. E-maili teel, kui me suhtlesime, siis ütlesid ka, et soovitused on ikka kõige olulisem asi. Et kuidas neid soovitusi saada, päriselt neid soovitusi, mis sind edasi aitavad ja neid uksi avama panevad? Üks asi on see, et luua esmaselt mingi baas häid suhteid ja sidemeid. Ega see on aeganõudev tegevus, nii nagu on sinu jaoks auditooriumi loomine, et see on nii-öelda üks kuulaja korraga. Ja siin meil on see täpselt samamoodi, et üks partner korraga ja iga kliendi suhtlus on selles vaates hästi oluline, et kui me töötame ka partnerettevõtetega koos, siis tegelikult kõik need partnerfirmade inimesed on tegelikult hoiavad meie lippu, nad on meie esindajad ja nad tegelikult loovad suhteid meie nimel. Ja iga selline üles ehitatud suhe on see, mille pealt sul on võimalik edasi liikuda. Väärtusloome, et kui me suudame kellelegi väärtust luua, siis ta näeb seda ja tal hea meelega räägib seda edasi ka järgmisele, et me suutsime seal sellise hea projekti teha ja see on teil võimalik seda samamoodi teha. Seal alati tulevad erinevad aspektid, et kui väga omavahel tihedalt konkureerivad ettevõtted, siis teinekord ei taheta teisele seda soovitust nagu nii otseselt anda, aga enamasti kui see otseselt väga tihe konkurentsisituatsioon ei ole, et siis ikkagi antakse neid soovitusi või teine variant on see, et kontaktide leidmine on tegelikult samamoodi kõik, kes on proovinud nullist hakata otsima kuskil sisenemispunkti, et kellega hakata rääkima, et see tegelikult on väga keeruline ja kui samamoodi sulle antakse õige inimene ette koos sellega, et näed, ma rääkisin nendega, sul on järsku ka huvi
huvi nendega rääkida või noh, tavaliselt ongi isegi, et mitte, et võib-olla sul on huvi, vaid noh, sa lähedki konkreetse eesmärgiga, et näed, seda teemat nad saavad sul kas edasi aidata või suhelge siit pealt edasi. Et ma ütleks, et see on nii-öelda kahelt poolt, et üks on nii-öelda see kontakt üldse leida sealt ja teine on see soovitus. Ja noh, kui need veel omavahel käsikäes käivad, siis on see väga hea tulemus. Kui sul lennuk Tallases maandus, palju sul selliseid kontakte ees oli, kellelt sa kohe minema hakkasid või oli siis, et see, et noh, võtame LinkedIni ette ja vaatame, mis saama hakkab, kuidas käis? No tegelikult oligi selliselt, et see, kui võtad selle LinkedIni ette ja hakkad vaatama, et ma ei olnud enne siia oma kohvritega jõudmist, ma ei olnud Texases käinud, nii et meil läks elu täiesti nullist hakkas peale ja siis olidki, nagu ma enne mainisin, et sellised elulised näited tõid selle välja, et milline siin inimeste külalislahkus ja mindset on. Ja noh, teise poole pealt oli see, et ma ka alguses hakkasin vaatama, et millises valdkonnas ma enne tegutsesin ja nii-öelda sealt pealt otsima neid linke. Ja võib-olla niisugune mastaapidest niisugune hea näide või üllatus on ka, et ma Eestis sai varasemalt aastaid tagasi juba üks spetsiifiline sertifikaat tehtud ja Eestis oli neid niisugune alla 100 inimese vist, kunagi ma lugesin üle 80, kellel selline sertifikaat on ja aeg-ajalt mulle ka võeti ühendust, et kuule, et me tahaks sinu sertifikaati ära kasutada, et kas sa oled valmis meile enda CV-d siia pakkuma. Ja siis, kui ma tulin siia Tallasesse ja läksin sama valdkonna sellise gruppi liitusin, siis sealt selgus, et siinses ühe linna chapteris siis oli 4000 inimest. Siis kui Eestis arvad, et ma olen niisugune äge ja unikaalne, siis siin ühes linnas on 4000 selle sama serdi omanikku. Et noh, see näitab lihtsalt mastaapi ja seda mõttemalli ka, et sa arvad, et sa mingi asi on nagu äge ja vinge, et siis lihtsalt kui sa teise kohta tuled, et siis perspektiiv natukene muutub. Eristuda on sellise spetsialistina oluliselt keerulisem. 80 versus 4000 on ju. Just. Et noh, see on selline markantne näide, aga no see sama grupp näiteks, kuhu ma seal liitusin, see oli niisugune hea koht, kust hakata jällegi ükshaaval neid sidemeid ja kontakte looma ja samamoodi nendel virtuaalsetel kohtumistel osalema, nii et sealt ka tekkis selline grupp inimesi, kellega saab teatud teemadel suhelda. Kas see oli LinkedInis grupp, oli see Facebooki grupp või oli see mingi muu üldse platvorm või? See oli eraldi platvorm, see oli Project Management Institute'i kohalik chapter, ehk siis nii-öelda selle kõige kõrgema sertifikaadiga projektijuhtimise spetsialistid, kes siis nii-öelda omakorda seda gruppi siin vedasid. No, see on niisugune globaalne võrgustik ja selle kaudu see liikuma läks. Suhete loomisest rääkisime. Räägi, kuidas sa ise suhteid hoiad, kuidas sa inimesi meeles pead, nii partnereid, nii neid, kes on aidanud, on sul mingi süsteem selleks või on see, et kui keegi tuleb meelde, saadad sünnipäevakaardi või kuidas see sul käib? Ma pean tunnistama, et mul ta veidikene on niisugune ad hoc, et mul niisugust automaatset lille saatmisteenust ei ole triggerdatud, et šokolaad ja lillepakk läheks õigel päeval teele, aga mul on need inimesed, kes nii-öelda igapäevases suhtluses ja vastavate ärissituatsioonides olulisemal kohal on, et need on kalendris kenasti kõik ära märgitud ja aegsasti saab nendega ühendust võtta. Mis puudutab nüüd neid inimesi, kes on ka selline nii-öelda laiem võrgustik, siis nende puhul on ikkagi kasutusel CRM-i töövahendid, et sealt need triggerdavad õige aja tagant neid ühenduse ja kontakti loomise teavitusi, et kõik kenasti meeles oleks. Ja
teinekord on ka need inimesed, kellega siin on saanud tihedamalt suhelda, et siis on ka nii-öelda CRM-i välised suhtlused on hästi olulised, et kui võtta siinsete inimeste jaoks enamasti on mingisugune spordiala, näiteks mis on nende jaoks oluline, mida nad jälgivad. Ja siis on ka, et aeg-ajalt kolleegid imestavad, et kuule, et kuidas sa tead, et millise selle tiimi fänn ta on, et nüüd saata kas talle õnnitlused või siis vait olla parasjagu. Et noh, see on jällegi samamoodi, et kui sa suudad selle nii-öelda järgmise taseme seal inimestega suhtlemises saavutada, siis see on väike detail, mille peale sa ei pruugi tulla, aga jällegi, kuna me oleme kõik inimesed ja kui sinu lemmikmeeskonnal hästi läheb ja keegi seda meeles peab, siis see on väga suur samm edasi selle kogu suhte ja suhtlemise hoidmisel. Et see on niisugune väikene näide, mille peale ka võib-olla iga päev ei pruugi tullagi. Aga ma arvan, et see on niisugune hea õppimiskoht, et kui sul õnnestub teada saada natukene rohkem selliseid huvialalisi detaile inimesest ja nendest taustal ka neid siis meeles pidada, mis iganes süsteemi sa kasutad, et see on niisugune väga hea plusspunktide teenimine, ütleme nii. Jah, sa näitad ju teisele poole, kui palju sa hoolid või kui detailselt sa tegelikult tead. Jah. Professionaalsete abiliste leidmine. Ja kust neid leida ja mille järgi neid valida, et millist teenust siis endale sisse osta või milliseid konsultante endale palgata? Ma ütleks, siin on kaks aspekti. Üks on see, et kui sa vaatad teenusepakkujad, siis on ikkagi oluline jällegi need samad referentsid, et proovida leida, kas keegi on nendega kokku puutunud või on see, et sa küsid enda võrgustiku käest seda, et LinkedIn on siin jälle hea näide, et kui sul on tead mingisugust läbilõiget valdkondadest või inimestest ja kelle käest uurida või siis visata üldine küsimus enda võrgule õhku, et neid soovitusi saada. Et see on nagu üks pool. Teine on see, et kui otsida nii-öelda spetsiifilisemalt, siis tegelikult selle partnerfirma või eriti kui ta mingi väga spetsiifiline konsultant, et siis see inimeste mindset on hästi oluline. Kas ta vaatab maailma sarnaselt, nagu sina vaatad ja kas see läheb sinu ettevõtte eesmärkide ja soovidega kokku. Pärast, et kui seal on nagu väga suured käärid sees, et ta ma ei teagi, niisugust negatiivset näidet jälle pole tuua, aga et kui sina tahad mingisuguses ärisuunas uurida variante ja siis sulle see partner hakkab ütlema, et kuule, et see on ikkagi jama mõte, et ma arvan, et sa ei peaks sinna minema, et siis seal tekivad juba need käärid sisse, et kui tal on argumendid ja suur turu-uuring ja kõik muud asjad, aga seda tavaliselt ei juhtu. Pigem on ikkagi, mul on siuke kõhutunne, et ei, seda ei peaks tegema, et siis seal see mismatch on, ei pruugi olla hea pika koostöö jaoks. Ma korra veel tulen selle eelmise teemaploki juurde, et kui sa nüüd tead, et kellelgi on sünnipäev või mõni tähtpäev, millised viisid ühenduse võtmiseks, kas sa ise eelistad või usakas eelistab, on see telefonikõne, on see Facebooki chat, on see häälsõnum, on see isegi videoklipp või on see kõik kokku? See on see indiviidi põhine, et on inimesed, kes on nii-öelda, seda juba tead ka siis, et kas on nii-öelda kõnehaaraja, mõned on nii-öelda SMS inimesed ja mõned on emaili inimesed, et see on väga individuaalne, et millega seda teadet edastada. Ja mõni võib-olla ongi selline, et kellele sa tahadki saata selle lillebuketi või mingisuguse muu meene, aga seal peab hästi palju pidama silmas nende asjade saatmisel näiteks seda ettevõtte poliitikat ja kultuuri, et ka kui sa alguses pole küsinud, siis sa võid teinekord
siukse ootamatu situatsiooni otsa sattuda, et näiteks seal firma poliitika ei ole siuksed asjad lubatud üldse. Mingisugune kingituste vastuvõtmine või muu asi, et seal ei soovitaks hakata kohe kommikarpe saatma, enne kui sa väga täpselt nagu tead, mis seal see firma poliitika on, et sellest võib rohkem kahju kui kasu tulla, aga siukene virtuaalne teavituse saatmine, see kindlasti, ma ütleks, et see on individuaalne. Praegusel hetkel alates mingisuguste videoteate saatmisest LinkedInis või mujal, et neid vahendeid on nii palju ja teinekord ka, kui otsid jälle uusi asju, siis avastad üllatusega, et wow, et siuksed funktsionaalsused on ka juurde tekkinud, et ma arvan, et seal fantaasial pigem on see, et seal, kus su enda fantaasia otsa saab, siis sellega see piirdub, et oled ise neid videoteateid kasutanud, kuidas neid vastu võetud on, kui oled kasutanud? Ma olen saatnud ja ettevõttena ma olen teinud selliseid videotervitusi mingisuguste jõulude ja muude asjade puhul, aga minu kontaktide hulgas väga selliseid videochati inimesi ei ole olnud, et võib-olla kas tuleneb siis pigem siis vanusest võib-olla, mis käib nii-öelda hierarhilise senioritiga koos, et seal me mingisuguseid videoteateid ei ole saatnud, et seal ma olen enamasti kasutan SMS-i, mis on niisugune kõige kindlam ja kiirem. Aga video jõulutervitused? Aga jah, sorry? Et video jõulutervitused, kuidas need vastu võetud on? Need saavad alati kindlasti vastuse ja et seal on samamoodi, et mida lennukam või naljakam see idee on, et seda suurem see response rate on, aga siin USA partneritega on see küll näidanud, et kui näiteks viimane jõulutervitus videona sai panna, et siis sealt oli see response rate oli ikkagi väga, väga tugev ja need inimesed, kes võib-olla vahepeal on email'e veidikene ka ignoorinud, siis selle peale tuleb alati vastus. Kas need videod on personaalsed või on see, et on üleüldine Cleveroni tervitus sulle või on konkreetselt inimesele või konkreetselt ettevõttele? Me oleme praegusel hetkel teinud selliseid üldisema tasemega neid tervitusi, et see jällegi sõltub sellest inimesega suhte tasemest ja kui palju sul seal neid inimesi on, et kui sul on suur ettevõte, kus on palju inimesi ja sul on see mailing list on omajagu pikk, siis selle igale nii-öelda personaalse video tegemine on ettevõtmine, mille võiks ette võtta, aga me oleme praegusel hetkel kasutanud sellist üldisemat kliendipõhist lähenemist ja see on andnud oma tulemuse kenasti kätte. Väga-väga tublid. Meenub sul mõni klient või situatsioon või projekt, mille üle sa ise eriti uhkust tunned ja uhke oled ja miks ja milline projekt see on? Ma arvan, et praegusel hetkel niisuguse hea projektina ongi välja tuua erinevad tegevused, mis meil käivad nende isesõitvate sõidukitega. Et see on selline hoopis nii-öelda teisest suunast ja aha-efektiga ja seal on see koostöö on oluliselt kiiremini läinud, kui ma algselt üldse oodata oskasingi. Et see engagement on nagu väga hea. Ja eriti kuna siin alguses sai ka mainida, et me oleme Eestis neid testinud ja tegelikult see mahub väga hästi meie sellisesse pikka visiooni, et seda last mile'i, mis iganes kaupade üleandmist automatiseerida. Et siis kui on nii-öelda lokkerid ja siis nii-öelda liikuv aspekt, et me suudame kogu selle spektri ära katta ja nii-öelda sellise täiskomplekt lahenduse ka liikumine, see on nagu kõvasti tõmmanud erinevatel osapooltel hoo käima ja ma näen, et see on selline väga head vastuvõttu saanud projekt ja millega tuleb nüüd lihtsalt tööd edasi teha ja sellega edasi liikuda. Mis sa arvad, millal need iseliikuvad autod USA tänavatel ringi vunavad? Ütleme nii, et selle aasta numbri sees nad kindlasti siin vuravad,
Wow. Et me teeme kõik endast oleneva, et selle aasta jooksul saaksid nad vurama. Väga lahe. Kuidas leida hea tasakaal tootearenduse ja turunduse müügi osas, et mis hetkel selle müügiga alustada, et ka Viljandis need autod sõidavad juba ringi, et noh, kui valmis toode peaks olema enne, kui siis müüma hakata? Siin on nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamusi selles osas. Mis sinu arvamus on? Minu arvamus on ja noh, praktiline kogemus on see, et kui sul on vähegi see minimum viable product olemas, et noh, siis tegelikult tuleb sellega minna turule ja hakata reaalselt testima. Seepärast, et kui sa püüad mingit asja lõpuni valmis teha, siis sa oled enamasti juba hiljaks jäänud. Ja nagu erinevad autorid on öelnud, et siis kui sul ei ole alguses häbi selle tootega välja minna, siis sa oled ka juba hiljaks jäänud. Nii et ma sellesse täiesti usun ja see on tegelikult see viis, kuidas edasi ka saada ja tegelikult seda otsest tagasisidet saada. Pärast, et ka sul on nii-öelda esimesed tooteversioonid ja variandid on olemas. Alati saab seda parandada, aga meie näiteks tootja või asja väljamõtlejana me ei suuda ka kõiki võimalikke reaalse elu situatsioone välja mõelda või simuleerida. Ja selles suhtes tulebki praktilise elu kogemus tuleb sealt väga hästi meile teiselt poolt vastu, et kui need tooted on väljas püsti, inimesed on väga leidlikud ja see on selle asja võlu, et inimesed on väga leidlikud. Mis sa selle leidlikkuse all silmas pead? Inimesed suudavad teinekord asju kasutada hoopis teisel meetodil või moel, kui sa oled suutnud seda ise välja oma peas mõelda ja teinekord on need lahendused väga geniaalsed ja teinekord võib-olla ei ole nii geniaalsed. Aga ka niisugune hea näide, mis siia juurde sobib, on see, et niisuguse naljana öeldakse, et sul on mikrolaineahju kasutusjuhendis on see, et ära kassi sinna sisse pane. Et need kõik asjad on järelikult keegi kunagi järele proovinud, muidu keegi ei tuleks nende asjade peale. Et natukene naljaga, aga tegelikult mida kiiremini see toode välja ja kasutajate kätte saab, seda parem. Seepärast, et siis on võimalik küsimusi lahendada ja asju järjest parandada. Kas ja kui palju teil on kohapealset tiimi, kuidas neid värvata ja kui saada öelda, siis mis kuludega arvestama peaks? Nagu ma enne mainisin, siis mina enda vaatest lähtun sellest, et kõik partnerettevõtete töötajad on meie advokaadid, lipuhoidjad ja meie tegelikult müügiinimesed. Seepärast, et kui sa võtad, millega on tegemist kliendi rahulolu poolest, siis kõik asjad alates sellest, kuidas masin või mis iganes tehnoloogia kliendi juures püsti läheb, kuidas seda hooldatakse, kui lihtne seda kasutada on, kui kiiresti nad saavad oma küsimustele vastuse. See kõik loob selle brändi ja selle, kui hästi sinu toodet kliendi juures hinnatakse. Nüüd selles suhtes kõik need inimesed on meie otsesed esindajad. Inimeste värbamise puhul mul on aastate jooksul kogemus olnud see, et kõige olulisem kriteerium on mindset. Et kui inimesel on õige mindset, siis saab iga inimene on võimeline tegema super häid asju, super häid lahendusi ja töötama projektide teemade kallal, millega varasemalt võib-olla tal ei olegi kokkupuudet olnud. Aga kui tal on õige mindset ja can-do attitude, siis see on see secret sauce, mis aitab selle edu seal tagada. Ja kui seda ei ole, aga on pikk list mingisuguseid muid plusse, siis tegelikult väga, väga lihtsasti jõuame me selleni, et see mindseti mittesobivus tekitab probleeme.
kuidas sa seda intervjuul seda mindset'i leiad, et kas see on ikka see õige, kas see on ikka see, et me suudame teha mindset olemas? Ma võin ju bluffida ka sulle selle esimese 1,5 tundi tegelikult. Ütleme nii, et see tuleb, ühelt poolt tuleb see kogemusega ja teine on see, et kui sa vaatad, et kogu inimese käitumist, et mismoodi ta endast ühelt poolt selle mulje jätab ja kas ta on vahetu või ta proovib väga tugevasti. Et see proovib väga tugevasti, see kipub enamasti välja tulema. Alati on erandeid ja keegi pole perfektne, et kõiki skeeme sealt taustalt välja leida, aga üks on õiged küsimused, avatud moel küsimused just nende teemade kohta, mis sind konkreetses situatsioonis huvitavad. Ja teine pool on see, et teatud teemadega, kui nad räägivad mingisugusest situatsioonist ja kuidas ta kirjeldab mingisugust situatsiooni näiteks, et see annab sellise suhteliselt hea pildi ette. Kolmas pool on veel see, et nende inimeste soovitajatega rääkimine. Et seal on samamoodi, et kellega on tegu ja millised need sõnad sealt kõlama jäävad. Et ma ei ole väga palju kohanud seda, et keegi, kellele sa helistad ja küsid inimese kohta, et räägi temast, et ta hakkab täiesti mingisugust muud juttu rääkima, seepärast, et tema enda nimi on ka seal laua peal, et eriti varasemalt see tuli Eestis teemaks, kus sisuliselt kõik teavad moel või teisel või mingisuguse 1-2 hüppega teavad väga paljusid või enamusi inimesi, et seal on see nagu eriti keeruline. Suurema riigi puhul see sotsiaalne pool, sotsiaalne surve või norm on natukene nõrgem, aga endiselt on see ikkagi hästi oluline. Ja kui ongi see, et kui ta esindab ka mingit omakorda ettevõtet, et kus see inimene enne on töötanud, et seal nad ei saa ka enda selle ettevõtte reputatsiooniga selles suhtes mängida, et selline tuntud ettevõte rääkis hoopis teist juttu selle inimese kohta, mis sellele absoluutselt sellele reaalsusele ei vasta. Just, enda maine on mängus. E-maili teel sa kirjutasid ka, et kui me põrgatasime mõtteid, et millest rääkida, siis sa ütlesid sellise asja, et piirkonnad, et kuni linnatasemeni välja konkureerivad investeeringute inimeste nimel. Kuidas see siis enda kasuks pöörata, kuidas see asi käib? Jah, võib-olla siin suuremast pildist natukene, mida ma selle all mõtlesin. Jällegi, kui me vaatame USA-d, siis siin on 50+1 osariiki ja tegelikult kõik need piirkonnad osariigi tasemel konkureerivad investeeringute nimel, et saada enda piirkonda investeeringuid, töökohti ja tegelikult seda mainet. Ja lihtsalt kui konteksti panna, siis Texas samamoodi, kui sa vaatad USA kaarti, siis seal ikka, et see USA on nii suur lihtsalt hoomamatu, et kui suur ta on. Konteksti mõttes, et siin elab pea 30 miljonit inimest. Siin on, kui see oleks eraldi riik, siis oleks 9. suuruselt riik kogu maailmas oma GDP poole pealt. Ja samamoodi on 10% Standard Poor 500 top ettevõttest, 10% nendest omavad peakorterid siin. Nii et see on koht, kuhu ettevõtted hea meelega tulevad ja seda soodustatakse nii maksusüsteemiga kui kogu infrastruktuuri alla siis kuuluvad nii teiste ettevõtete olemasolu, et sa leiad sarnaseid ettevõtteid, sul on olemas ülikoolid, kus tuleb tudengeid peale ja samamoodi sul on geograafiline asukoht näiteks logistiliselt, kuhu erinevatesse kohtadesse väga hästi jõuda. Kui me võtame nüüd osariigi taseme, siis sealt tuleb veel omakorda
piirkonnad ja linnad. Et ka, kui mõtleme Dallas, Fort Worth, ka tundub kaardi peal üks täpp. See üks täpp on 8 miljonit inimest ja see koosneb 12 erinevast linnast. Ja kõik need linnad omavahel tahavad saada ka nii ülikoole, ettevõtteid, uusi töökohti, tahavad enda piirkonda saada. Ja seal on see konkurents samamoodi tihe, et ka näitena, see vist isegi Eesti ajakirjanduses käis läbi, et kui Tesla hakkas oma uut gigafactorit siin USA-s panema, siis oli ka, seal oli iludusvoor oli nagu väga pikalt ja need olid nagu uskumatud soodustused, mis siin erinevad osariigid, siin oli viimased oli Oklahoma ja Texas omavahel konkureerisid. Ja siis ka veel omakorda Austini linn, mille juurde see lõpuks siis püsti pandi. Seal ka tõenäoliselt me ei tea kõiki neid meelitusdetaile, mis sinna sellesse paketti nagu sisse pandi. Aga kui me räägime natukene väiksemal levelil, siis tegelikult ma olen ka siin meie piirkonnas erinevate linnadega erinevaid koostööprojekte arutanud. Seal on selline, nad ise naljatledes ütlevad ka, et me tegelikult siin kõigiga konkureerime ja me väga tahaksime, et see siia tuleksid ja et näed, meil on nii-öelda sellised võimalused ja miks oleks hea just enda äri siin püsti panna või siin neid inimesi omada. Ja see tulenebki täpselt sellest, et sul on vaja enda poolt leida inimesi ja kui seal piirkonnas on vastava profiiliga või sarnase teadmisega inimesi, sul on näiteks ülikoolid, kust pidev pealevool nendest inimestest on, et see on kõik nii-öelda plusspunktid. Lisaks on veel see maksualased soodustused, nendeni jõutakse tavaliselt, kui läheb juba nii-öelda suuremaks see mastaap, aga teine on ka, mida ma ka järjest olen siin avastanud, et kui see enamus müügimaks on siin meie piirkonnas ja siis iga linn saab endale teatud protsendi ja siis on linna valik, et milles seda raha suunab. Ja seal on ka tegelikult need summad on päris suured, millega on võimalik linnal endale opereerida ja mingisuguse suunitlusega ärisid enda juurde meelitada. Nii et see on, ma arvan, et igal pool on see sarnane, ma olen lihtsalt kokku puutunud siinse piirkonnaga, aga nagu öelda, siis mastaabid on, ettevõtteid oodatakse, tahetakse, et siia uusi töökohti luuakse ja inimesi tuleb siia pidevalt järjest juurde just nende keskkonnamõjude tõttu, et inimesed tulevad siia, kuna siia suudetakse meelitada ettevõtteid, kes töökohti loovad ja niimoodi see sümbioos käib. Kui pikk on Cleveroni puhul müügitsükli pikkus ja mida te selle juures teete, et see lühem oleks ja mida jälgida? Müügitsükkel on küllaltki pikk ja see sõltub jälle kliendist, et see võib olla isegi sinna aastase pikkusega, kuna see sõltub jällegi ettevõtte organisatsiooni suurusest, mida suurem ettevõte, seda rohkem erinevaid hierarhiaid ja otsustajaid see läbi peab käima. Teine pool on see, et leida need õiged partnerid siis nii sisemise sponsori näol, näiteks kes ütleb, et okei, see on normaalne asi, seda hakkame tegema. Kui seda on vähem ja sa pead erinevatel tasemetel seda müügitööd rohkem tegema, seda kauem sul see asi aega võtab. Ja mida me näeme, et hästi oluline märksõna, mis puudutab Eestit ja tegelikult Euroopat ka, et see innovatsiooni otsitakse. Et kõik otsivad seda, et milline teema on, olgu siis tehnoloogia või mingisugune mõttemall kas või milline on see innovaatiline idee, millega kas siis konkurentidest eristuda või klientidele paremat teenust pakkuda.
et kuidagi eristuda ja endale paremat resultaati saada. Ja tegelikult see innovatsiooni märksõna, et me tegeleme innovaatiliste lahendustega ja tegelikult suudame seda näidata ka, et see muudab teiste klientide puhul nende mõttemaailma, nende ärimudelid ja see aitab näiteks teil ka seda sarnaselt teha. Et see on see diskussioon, mida mööda seda müüki ning teadvuse tõstmist edasi viia. Ja võib-olla see teadvuse tõstmine ongi selline ka, mis innovatsiooniga koos käib, seepärast, et see on kõik midagi uut ja läikivad kellad ja viled ja tulukesed võivad küll olla, aga kui sellest aru ei saada, et mille jaoks need täpselt seal on ja mismoodi see seda väärtust lisab, et siis on nendest kelladest ja viledest natukene vähe kasu. Kes see teie ideaalne klient USAs on, keda Cleveron taga ajab ja kas väiksemad kui 100 poega ettevõtetele öeldakse ei või kuidas see lähenemine käib, et sul on ka ju päevas ikkagi teatud arv tunde, mille sa tööd teed, kuidas sa filtreerid neid? Just. Et me lähtumegi sellest, et me võtame enda pipeline'i ja meie sellesse sihtklientide hulka suuremaid jae ja logistikaettevõtteid ja põhjuseks ja teemaks ongi just see, et need, kellel on piisav hulk ja mastaap, nemad hakkavad sellest automatiseerimisest kasu nägema ja selle baasilt me liigume, et kliendil peab olema see tõmme selle automatiseerimise suunas. Üks on see innovatsioonisõnum, aga teine on praktiline vajadus. Ja enne rääkisime ka sellest tööjõuga seonduvatest muredest, et sealt need punktid kokku lähevad ja selle tõttu me selle sihtgrupiga siin tegeleme. Millistele ettevõtetele sinu arvates USA turg sobib ja kus läbilöömine oleks siis kõige tõenäolisem, kus see eristumine tuleb, et kui ma olen üks 4000 spetsialistist ja eksperdist, nagu me enne rääkisime, et siis nagu tundub kuidagi keeruline, et mis sa arvad, mis need eeldused peaks olema, kellele see sobida võiks? Ma arvan, et oluline on leida see nišš, et see hakkab ikkagi, kui sa väiksest mastaabist tuled, et siis ei saa eeldada, et sa kogu selle turu enda lahendusega siin kohe ära vallutad, et tuleb see leida siin nišš ja ühelt poolt tahaks nagu öelda ja väga palju tarkvara inimesi on tuttavaid, et tarkvaraga võiks see nagu lihtne olla, aga seal on see konkurents on nii palju suurem, et kui mul on üks feature rohkem nüüd kui sellel konkurendil, et siis on nagu väga, väga keeruline sealt selle baasilt ainult võita. Et ma ütleks, et kui õnnestub leida selle toote sihtgruppidest mingisugune väike alamnišš, mis tegelikult võib osutuda piisavalt suureks kogu seda turumahtu arvestades ja siis selle pealt hakata liikuma ja arenema. Ma arvan, et see on see viis, mismoodi liikuda. Meil on samamoodi, et meil on see teatud kliendigrupp, me selle nišiga tegeleme ja samamoodi on nendele see väärtuspakkumine on konkreetsete probleemide lahendamiseks, et me ei ütle, et me lahendame kõik maailma probleemid ära, et me lahendame ikkagi konkreetset teemat seal. Et niši leidmine, konkreetse niši leidmine ja siis selle niši kasvatamine. Väga hea praktiline nõuanne. Mida sinu arvates oleks veel vaja meil eestlastena õppida, et USA turul paremini läbi lüüa? Ma arvan, et seda turu teadmist selles suhtes, et me oleme sellest ärikliimast rääkinud ja samamoodi ka konkurentsisituatsioonist. Ma tooksin selle välja, et kui inimese enamasti, nagu mina ka enne Eestis elades, siis ma teadsin üksikuid põhilinnu või hotspotte, kus oli ise ka korra 1-2 päeva jooksul nagu ära käidud. Ja siis mõtledki, et need on kohad, mida ka omakorda need piirkonnad siis haibivad. Et kui sa tahad
kui sa tahad saavutada esimesi samme, siis ei pruugi see kõige parem idee olla minna just nendesse kõige kuumematesse kohtadesse, kus kõik püüavad samamoodi seda konkurente üle trumbata. Üks on see, et kui sa tahad koha peal inimesi leida, siis inimeste leidmine nendes kohtades on kulukas ja keeruline. Ja teine pool on see, et nagu öeldud, seal selles konkurentsis ellujäämine on keeruline. Et tasub mõelda, et milline, kui on regiooni spetsiifiline teenus näiteks või mingisugune toode, et siis tasub pigem vaadata ja uurida selliseid piirkondi, mis võib-olla ei ole otseselt kõige suurema radari peal, aga kindlasti on siin metropole ja piirkondi, mis võib-olla ka esmalt kaardi peale vaadates kohe nagu silma ei tule, aga on sama suur nagu Baltikumi turg, nii et suuruse võrdlusena mõttes ja on spetsiififiline, kuhu peale vaadata. Et tasub kindlasti vaadata laiema pilguga, mitte ainult seda, et New York City või San Francisco, mis on sellised tuntud kohad. Teatud toodetele või teenustele kindlasti on need õiged kohad, kui seda õigesti positsioneerida, aga siin maa on oluliselt laiem kui need 2 linna. Kui suured asjad on messid teie äris ja kas see on üldse teema ja kuidas messidest maksimumi võtta, kui see on? Messid on teema ja just sellepärast, et need on tuntumad messid on tavaliselt sellised kohad, kus on see, et seal sa pead kohal olema, siis sa oled pildis. Kui sa seal ei ole, et siis tekib nagu küsimus, et miks neid siin ei ole. Viimase 2 aasta jooksul on see messidega situatsioon olnud ka keerulisem. Jällegi, loodetavasti nüüd selle aasta jooksul hakkab see pilt jälle normaliseeruma. Et kui need olid virtuaalsed, siis tuleb tõele au anda, et siis see formaat ei andnud seda tulemust, mida nagu välja lubati või pakuti. Me proovisime ka seal 1-2 sellist üritust, aga see virtuaalselt see kasutegur oli nagu väga väike. Et see oli siuke nagu, need formaadid põhimõtteliselt oli nagu siukene speed dating, et sul on lühikene aeg videokõneks ja siis konkreetsel hetkel lihtsalt kõne läheb kinni. Et see mitmel korral oli poole sõna pealt veel ja oligi kõik. Et see ei ole siukene inimeste ja usalduse tekitamise koht, et seda speed dating ut video vahendusel teha. Aga me jälgime neid üritusi ja neid plaane, mis sellel aastal siin toimumas on, et kindlasti mõningatele me kohale läheme ja teine küsimuse pool, et mis oluline on nende ürituste puhul on see ettevalmistus kõige olulisema tähtsusega, et minna sellisele suurele üritusele ka seal 10 000 inimeste vahele kõndima ja lootma, et keegi tuleb sinuga rääkima või see, et sa tahad kellelgi nööbist kinni saada, et see ettevalmistus on nagu ülima tähtsusega. Lepi kohtumised kokku, pane see plaan paika ja siis on mõtet sinna minna kohale. Et see on nagu A ja O selliste suurte ürituste puhul. Et niisama jalutades sa võid küll mõningaid asju ju näha, aga seda sisulist vestlust ei ole seal väga tekkimas, kuna enamus inimesi on enda kalendri juba täis pannud ja nad lähevad ühelt kohtumiselt teisele. Et muidu see tõenäosus nende õigete inimesteni jõudmiseks, see tõenäosus läheb lihtsalt nii väikseks, et see ei tasu enda investeeringut ära. Mis sa arvad, mis on olnud võti, et Cleveron sellist innovatsiooni kogu aeg järjest suudab teha ja ei ole jäänud loorberitele puhkama? Ma arvan, et see hakkab ettevõtte juhtidest ja loojatest ja nende sellest suurest tahtest peale, et kogu aeg innovatsiooni teha, seepärast, et nagu sa ütlesid, et loorberitele puhkama jäämine
lõpeb alati halvasti. Ja see, et see innovatsiooni tegemine on vajalik, see kõlab enesestmõistetavana, aga teinekord, kui sul läheb mingi asjaga väga hästi, siis sa mõtledki, et mul praegu läheb hästi, et ma sellega ei tegele. Et see puudutab kõiki sektoreid, et siin on ka mitmed inimesed, kellega ma olen rääkinud, kes on ka suurtest globaalsetest ettevõtetest ja on ka toonud näiteid, et ka mingisuguste mõistes tavapärase tootega, mida sa mõtled, et on iga aasta kogu aeg ostetakse, et kogu aeg ostetakse, et inimesed on harjunud selle tootega, aga kui konkurent tuleb välja sellest parema tootega, siis sinu see harjunud toode, selle relevantsus kaob väga kiiresti. Et see on igas sektoris, tehnoloogias ja kõrgtehnoloogias, millega meie tegeleme, selles valdkonnas eriti, aga see on seinast seina. Et ka võib-olla niisugune lihtsalt näitena, et millega saab ja tehakse innovatsiooni, et siin USA-s erinevaid, võtame mingi vooditootja ja madrats, mõtled, et mis see madrats nagu on. Aga isegi ei tule selle peale, et milliseid eri lahendusi sinna suudetakse selle innovatsiooniga edasi viia, et inimesed seda toodet ostaksid ja mõtleksid edasi ja kogu see kontseptsioon on selle üles ehitatud tervise ja parema unema peale. Pärast jällegi, mis on igas päevas ülimalt oluline parem uni ja kui sa seda suudad sealt omakorda edasi viia, siis on see ülimalt oluline. See on lihtsalt näide, aga ka, et kui sa mõtled, et mis seal keerukust saab olla, okei, on natukene pehmem või natukene kõvem, aga see on niisugune põnev, et ja see on väga tänuväärne, et ettevõtted ei jää lihtsalt tootma mingisugust asja, vaid arendavad seda edasi. Jah, muidu sa oledki Nokia, kui sa veel mäletad sellist ettevõtet. Mäletan. Mis sa arvad, mis on tulevik teie valdkonnas ja tuleviku, ma ei mõtle sellist 25 aasta perspektiivi, et seda võime näha võib-olla ulmefilmides, aga just 3-5 aastat perspektiivi. Ma arvan, et siin oluline osa on, kui me vaatame maailmas neid erinevaid trende, siis see pilt, millega me oleme Eestis harjunud, et igas poes on neid pakiautomaate kõik seinad täis ja inimesed neid väga agaralt kasutavad. Et sellist pilti USA-s veel ei ole. Küsimus on nüüd selles, et kuidasmoodi sinnamaani kas siis jõuda või mitte sinnamaani jõuda. Et just selle poole pealt, et need mahupiirangud ja inimeste huvi selle tehnoloogia vastu Euroopas on nii tihedaks läinud, et seal põrandapind kipub enne otsa saama, kui kõik need lokkerid saavad ja pakiautomaadid saavad püsti pandud. Et me näeme siin seda, et väga olulisel kohal kogu jaekaubanduses on emotsioon, et mille jaoks minnakse poodi. Sa lähed mingisuguse emotsiooni järgi, et seda puhast transaktsiooni tegema, et paari sokke ostma, et see ei ole nagu see põhjus, miks sa peaksid poodi minema, seepärast, et sul on neid meetodeid ja viise, kuidas seda sokipaari kätte saada. Neid on väga palju, aga sa lähed sinna emotsiooni pärast. Sa lähed sinna mingisugust kogemust saama ja need on väga huvitavad projektid, mis järjest siin arenevad, kus sellised suured kaubanduskeskused ongi keskendunud just selle peale, et sa saadki terve selle päeva seal veeta. Sul on alates lastest kuni vanemate inimesteni välja, kõigil on seal mingisugust tegemist ja üks osa sellest on see, et kui inimene on seal koha peal, siis tegelikult sul on võimalik seal selle sama osa käigus ka enda
ostud kätte saada või teha seal kohapeal mingisugune ost ja see nii-öelda kiiresti automaatselt kätte saada. Et me näeme, et see on see suund, kuhu sellise experience'i järgmisele tasemele viimine on nagu hästi oluline ja meie automatiseerimislahendused me näeme, et on klientidele selles suhtes sobivad ja nad on natukene teistmoodi, mis samamoodi sellesse tulevikku teistmoodi käsitlevatesse visioonidesse sisse sobivad. Et ulmefilmidest on näha küll, et kus sealt on seinas auk ja sealt august saad kõike kätte, et ATM-id on meil juba ammu, aga et nüüd saad kõiki muid asju ka sealt seina seest august, et ma arvan, et see on niisugune nii-öelda põnev, huvitav ja praktiline. Väga äge, et eestlased sellist asja veavad ja teevad. LinkedInis korra põgusalt mainisime ka, aga kas ja kui palju sina seda tööriistana kasutad? Ma kasutan seda omajagu ja seda just nii-öelda uute kontaktidega edasi suhtlemiseks. Et siin ka viimati, kui oli paaril kohtumisel olnud see, et kui nad inimesel oma visiitkaardis ütlevadki, et ma pole seda nii aastaid enam näinud, et mis asi see on. Kontakteerumise ja sidepidamise jaoks on see niisugune väga hea vahend. Teine on see, et elementaarne otsing, et kes keda teab või näiteks mingisuguses ettevõttes õigete kontaktide leidmine ja selle nii-öelda tervikpildi kokku panemine, et see on niisugune väga, väga tänuväärne tööriist. Ja teine pool on see, et mind ennast leitakse ka selle kaudu üles, et kui me jätame igasugused müügipakkumised ja kõik muud asjad, mida me tõenäoliselt kõik päris palju saame, et kui me need jätame kõrvale, siis tegelikult sealt tuleb ikkagi seda asjalikku kommunikatsiooni ka. Ja ma arvan, et kui me pärast otsi kokku tõmbame, siis ma arvan, et minu LinkedIni kontaktid, kui siia juurde panna, siis see on kindlasti kanal, mille kaudu ühendust võtta ja hea meelega vastan küsimustele, mis sealt tulevad. Et diskussioon on edasiviiv jõud ja nii palju, kui ma oskan omalt poolt mõtteid anda ja kaasa aidata, et siis olen hea meelega tänase vestluse tulemusel neid järeltegevusi valmis tegema. Väga äge, väga äge. Mis on mingid asjad, mida sa LinkedInis teed ja mis hästi töötavad? Postitad sa, võtad sa ise, lood aktiivselt kontakte, vastad kiirelt, mis need asjad on? Ma arvan, et kõige põhilisem niisugune hea vahend, ta on sellise põhiliste kliendi poolt tulevate otsustajate sõnumite jälgimiseks. Et mul on seal pandud see välja list nendest inimestest, keda ma follow'n ja sealt nendest kanalitest tulev info on nagu väga väärt just olema kursis nende teemadega, mis parasjagu on kas tulemas uued või mingisugused projektid, mis teoksil on. Et see on selle jaoks väga tänuväärne tööriist. Tuleb tunnistada, et seda ise postitamisega ma olen aeg-ajalt selliseid hoogtöölaineid teinud, aga siin ka püüan ennast järjest parandada, et ka rohkem seda sisu seal regulaarselt ise tekitada. Et jah, siiamaani on see hoogtööna käinud, aga soovitus kõigile, et ära võta liiga suurt suutäit ette, et hakka väikeste sammudega liikuma, et siis on see lihtsam sealt edukalt neid järgmisi samme teha. Mis sa soovitaksid, mis need esimesed sellised väiksed sammud on, millest peaks alustama? Ma arvan, et siuke hea lihtne asi on regulaarselt asjalikke sisukaid kommentaare panna nendele, keda kas sa jälgid või sellistele teemadele, mis sind kõnetavad.
ma arvan, et see on niisugune hea ja kõige lihtsam tegevus ja noh, see hakkab seda regulaarset harjumust tekitama. Pärast, et sa ei pea seal seda aega väga pikalt veetma, aga võta kontsentreeritult need paar teemat ette. Ma arvan, et see on niisugune esimene stepping stone. See on väga-väga hea nõuanne, sest kui ma vaatan ka enda LinkedIni postitusi, siis neid like'ijaid ja neid, kes panevad need käteplaksu ja südameid, neid ikkagi on. Aga need, kes päriselt kirjutavad kommentaare, neid on väga vähe ja seal on ju tegelikult väga lihtne silma paista, on ju, nagu sa ütled. Just. Ja see on ka, üks on silma paistmine nii-öelda teistele, teine on see, et sellele, kelle seda sisu sa kommenteerid, sellele sa jääd silma. Plus kolmas on taustal algoritmidele jääd sa ka silma. Ja ise harjutad kirjutamist ka ja siis vaatad, kas on postituse kirjutamise materjali näppudes või ei ole. Meelis, mida ma oleks pidanud veel küsima, aga ei küsinud ja mis sa näed, et oleks oluline teema rääkida tänasele, homsele või kes iganes seda podcasti kuulamas on? Ma arvan, et oluline on see, et tuleb peale hakata. Et see on nagu esimene samm, et kui sa arvad, et mingi tükk või asi on liiga keerukas, ettevõtjale kindlasti see ei ole nagu teemaks, et seal on see drive on sees, aga kõigile teistele ka, et esimene samm on peale hakata ja proovida. Et kõige kahetsusväärsem asi on see, et kui sa mõtled mingisugusele asjale, aga sa ei tee seda ära, seepärast, et siis see hakkab sul kuklas kaasas käima ja me keegi pole perfektsed, et see on väga okei, kui mingi asi ei tule 100% välja, et tuleb 3% sellest välja, see on okei, sa tead, et sa saad sellest oma selle õppetunni võtta ja siis kas asju parandada või tegeleda mingisuguse muu teemaga ja jälle proovida. Et see on nagu oluline punkt ja see puudutab nii igapäevast ettevõtte tegevust kui ka eksporditegevusi, millest me siin räägime, et ei pea ees sisse hüppama, aga proovi ja vähemalt nii-öelda tunneta, suhtle inimestega ja proovi leida neid, kellega neid mõtteid arutada. Et teine asi, võib-olla teemale läheb natukene kõrvale, aga on ka niisugune oluline take away, et inimestega ideede põrgatamine, et kindlasti on sinu võrgustikus keegi, kes saab mingil moel sulle olla selliseks põrkelauaks ja ideid tagasi põrgatada, et see on nagu ülimalt väärtuslik, pärast et me ka alati tuleme mingisugusest taustast, meil on oma väikene kastikene, mille sees me mõtleme. See põrgatamine aitab väga hästi selle kastikese kas õigesse kujusse või mis iganes geomeetriat me kasutame, aga see tuleb väga-väga kasuks. Nii et samamoodi olgu see siis inimesed, keda sa kas Ameerikast tead või kes on mingisuguse turuga kokku puutunud. See hakkab ka puhtalt turunišide otsimisest näiteks peale, et teinekord need ideed tulevad enamasti tulevadki praktilisest elust, aga seda praktilise elu tagasisidet sa saad siis, kui sa kas ise koged või siis nii-öelda kuuled mingisuguseid muresid teiste inimeste või ettevõtete käest. Et põrgata oma ideed ja tee need reaalsuseks, pärast et kahetsemine on tagantjärgi kõige hullem asi. Väga äge, Meelis. Suured tänud, et sa aitasid täna kuulajal kogeda seda, mis siis USA turul toimub ja kuidas teha ja toimetada. Ja sinuga saabki siis kõige mugavamalt LinkedInis kontakti, ma saan aru, otsida lihtsalt üles Meelis Anton ja me paneme siia podcasti lingi ka, et kes siis nii-öelda show notesidest või märkmetest üles otsib, siis saab klikkida lingil ja Meelisega ühendust võtta. Meelis, tõesti, suured tänud sulle. Aitäh, Timo, sulle selle kutse eest ja väga head küsimused olid sul. Ma usun ka, et inimesed saavad sellest väärtust, nii et proovige, kui on küsimusi, siis küsige
ja kuulake järgmisi osasid ka, see on super hea podcast. Aitäh sulle! Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koostegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Nii et tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavat veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavi.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võib-olla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videoid salvestada, siis uuri Marathon Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. marathonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.